Seltsi poolt. Minu nimi on Kaja Karlsson ja mul on väga suur au juhatada sisse meie arutelu õhtu Naised valvel, mis räägib naiste osalusest riigikaitses. Teema on kogunud aktuaalsust alates sellest, kui Norra võttis esimese NATO liikmesriigina vastu seadused, mis teevad kohustuslikuks ka naiste osaluse riigikaitses. Ning tänase õhtu keskne küsimus võikski olla see, kui kaugel on Eesti sellisest otsusest, nii moraalselt kui ka praktilistest aspektidest. Tutvustan paari sõnaga ka meie esinejaid. Minust kõige kaugemal on istumas kolonel Martin Herem, kes on Kaitseväe ühendatud õppeasutuste juhataja. Mind ei teagi asju. Mina olen igaks juhuks Ants Laaneots, erukindral ja Riigikogu liige ja riigikaitsekomisjonis olen ka. Noorem generatsioon ei teagi enam. Ning seejärel on meie kolmandaks külaliseks lugupeetud Ingrid Mülling, kes omab 15-aastast kogemust tegevväelasena. Ja meie tänast õhtut modereerib Eesti Naisüliõpilaste Seltsi ülistlane Elina Sepet, kes on töötanud ka Kaitseministeeriumis ning on olnud NATO ja Euroopa Liidu osakonna juhataja. Meie tänane õhtu võiks mahtuda 1,5 kuni 2 tunni sisse, mistõttu annangi sõnajärjele Elina Sepetile. Tere! Arvestades, kuidas riigikaitse teemad on olnud aktuaalsed viimase aasta jooksul seoses eelkõige Ukraina sündmustega, siis on muidugi igati mõistlik maha pidada üks arutelu ka teemal naiste rolli riigikaitses. Öeldakse ju, et naiste osakaal riigikaitselistes struktuurides kasvab siis, kui on 2 tingimust täidetud. Üks on see, et kodus valitseb selline võrdne tasakaal mehe ja naise vahel kodustes töödes ja teine on see, et riigi julgeolekukeskkond muutub halvemaks. Ehk siis see näitab minu hinnangul seda, et naised tahavad osaleda riigikaitses, eriti siis, kui näevad, et kriis on jõudnud nendele lähemale, tahavad seda vastutust võtta. Ja seetõttu ma arvan, et tänane paneel on väga asjakohane selle teema arutamiseks. Üks asi, mida ma tahaksin kõigepealt välja tuua, on see, et riigikaitsesse panustamine tegelikult on palju laiem küsimus kui ajateenistuse küsimus. Et seda saab teha läbi ministeeriumi, nagu mina olen valinud, siis loomulikult on meil väga aktiivne Kaitseliit, kus on siis naised ja noored aktiivselt kaasatud. Samamoodi läbi poliitilise ja muu tegevuse Riigikogu, aga ka muude kodanikuühiskonna algatust, on see NATO või midagi muud. Ajateenistuse teema on samas loomulikult kõige sellisem sümboolsem. Et ühelt poolt see annab võimaluse naistel kõige otsesemalt panustada riigikaitsesse. Samas see võib-olla ka võimalus või kohustus, nagu Norra seda tegi, ning läbi ajateenistuse korraldamise võib tegelikult seada ka suuri takistusi naiste osalusel riigikaitses. Et seetõttu see teema on ka siin teinud arutlust, vist aasta tagasi oli ka Postimehes Leo Kunnase ja kindral Gerdi omavaheline diskussioon selle teema. Aga kindlasti ei ole see teema päris ammugi. Sissejuhatuseks ma tooksin välja need 5-6 põhjust, mida mina näen, mida on läbi aja esile tõstetud kui need argumendid, miks naisi peaks üldse riigikaitsesse rohkem kaasama. Esiteks vajadus personali järele. Ja seda on tõstanud pigem need riigid, kus ei ole ajateenistuse põhinev riigikaitsemudel, vaid professionaalne kaitsevägi, kus siis lihtsalt püütakse ühiskonnast nii naistest kui meestest leida võimalikult palju inimesi siis kaitsevägi. Ja seetõttu loogika on ju see, et kui sa ainult keskendud poolele elanikkonnale, siis tõenäosus leida häid inimesi on väiksem
kui seda valikut laiendades. Teine natuke haakuv argument on see, et kuna naised kipuvad olema sageli haritum osa ühiskonnast, siis oleks ju mõistlik neid kaasata rohkem riigikaitselise tegevusse, mis nõuab kindlasti palju füüsilisi oskusi, aga samas ka kindlasti ka vaimseid eeldusi. Kolmas argument, mis on kõlanud eelkõige konfliktipiirkondades, on olnud see, et kuna naised on peamised, ütleme, naised kannatavad ebaproportsionaalselt suurelt võrreldes meestega sõjakolletes, konfliktikolletes, siis tuleks neid rohkem kaasata, et nad teaksid, mida kriisiolukorras teha. Ja teiseks siis see, et kui naisi on rohkem kaitseväes ja operatsioonides, siis võib-olla see kahju, mis naistele seal piirkonnas tehakse, on ka väiksem. Neljas on kaitseväe kuvandi küsimus. Olles demokraatliku riigi sõjaline struktuur, siis loomulikult kaitsevägi sõltub rahast, sõltub avalikust arvamusest, sõltub siis toetusest, mida ühiskond riigikaitsele võiks anda ja seda, kui oluliseks ühiskond riigikaitset peab. Mistõttu jällegi oleks tõenäoliselt vajalik laiendada seda, kellega suhestutakse, kellega räägitakse sel teemal. Viies teema, operatsioonide mõju. See on jällegi teemana tulnud välja islamimaades pigem, kus lihtsalt teatud osa ka ühiskonnast ei saagi suhestuda, kui sa tegelikult ei ole naine, sest sa ei saa kultuurilistel, kohalikel, sotsiaalsetel, kultuurilistel põhjustel nendel kontakti. Ja seetõttu kannatab kogu sõjaline missioon, sõjalise missiooni mõju tervikuna ei ole see, mis algselt on loodud. Ja kuues põhimõte, mida mina siis nägin kogu sellest diskussioonist, mis selles valdkonnas on peetud, ongi selline indiviidi õigused, võrdõiguslikkus, kultuuriline küsimus. Ehk siis kõigil peaks olema võimalus panustada, kui nad on selleks vaimselt ja füüsiliselt võimelised, vastavad siis teatud kriteeriumitele, et seda tuli hästi teha ja samas soovivad seda teha. Et ei tohiks olla siis piirangud üheski ühiskonnas, kui naised tahavad ka riigikaitsesse ja siis traditsiooniliselt meeste valdkonnaks peetud tegevus siis panustada. Hetkel Eestis on kaitseväes natuke üle 11% just sõjalisi ametikandjaid pagunitega naisi, lisaks siis tsivilistid. Ja Eesti muudatus, mis paar aastat tagasi tehti, oli see, et Eestis on ajateenistus siis vabatahtlik naistele võimalik läbi ajateenistuse selle süsteemiga liituda. Küll aga ma kõigepealt pöörduks härra kindrali poole ja paluks anda selline lühike ülevaade, mis on olnud Eestis viimase 20 aasta jooksul areng naistest riigikaitses. Et kuidas te seda olete näinud ja mis on muutunud, kui midagi on? Mul räägib. Jah, mul on üks kindel. No eks me nende naistega on ikka edasi olnud. Aga ma tahtsin üle küsida, et kas me tahame peamises silmas ainult võrdõiguslikust laias mõistes või siis ainult sõjaväeluses või riigikaitseluses, kui ta ei räägi. Kas räägime laias mõistes ka natuke? Jaa, kindlasti. Kõigepealt ma tahtsin mõned siin argumendid nagu ümber lükata. Esiteks ei ole üheski riigis mingit vajadust selle järgi, et naised peaksid teenimast igal pool ja piisavalt palju. Kogu häda nüüd lääneriikides, kes läksid pärast külma sõja lõppu ja Nõukogude Liidu vagunemist detsembris 1991 tegelikult. Siis oli eufooria. Eufooria selles, et nüüd on suurte sõdade ajast Euroopas läbi. Igavene sõprus ja vendlus kõigi vahel, kaasa arvatud Venemaa. Venemaa hakkas ka nagu sotsialistlikud riigikorraldused nii-öelda turumajandusele üle Venemaa. Nagu te nüüd viimased aastad nägite, et see oli kõik
ajutine, ütleme niimoodi. See tekitas olukorra, kus siis sõjaväed Lääne-Euroopas valdavalt kõik on kutselised. Väikesed, sellest kutseline sõjaväed on ülimalt kallis lõbu. Neil makstakse hästi. Väikesed, nende võimekus on langenud sellele tasemele, et nad ei ole võimelised oma riiki kaitsma. Nad on disainitud kui missiooniarmeed, kes tegutsevad koalitsioonid, ütleme, mingid rahuvalve ülesanded täitvate koalitsioonide koosseisus. See on suur probleem praegu Euroopas. Tähendab, mehi on ilm, väljaõppe on valdaval enamus, on isegi üle 90% null. Võib-olla mõnes riigis on see protsent väiksem, suurem. Nii et naisi siin, võib-olla naised tõepoolest vaatavad meeste peale, et millest mingit tolku ei ole, sellepärast tahavad kandesti militaristideks saada. Initsiatiiv selles osas sõjalises võrdõiguslikkuses või sõjaväelises tuli Põhjamaadest Norras, siin oli sellest mainitud ka. Ja sellega seoses tuli mu meelde üks juhtum. Ma õppisin pool aastat NATO kaitsekoolitsus Roomas. See oli 99. aastal. Ja siis seal õppereedega kõik. Ja siis meil oli üks Fieldstadi trüpp, eks ju, ja lendasin välja, kus 5 riiki pidime läbi käima. See oli õppereis selline. Ja oli meil üks väga ilus Norra vaar. Ta oli evituslendur, ise poiss, pikk poiss, väga ilus poiss, kena tugev, terve, veel ilusam naine. Läheme siis lennuväljale, meil oli spetsiaalne lennuk. Võttis kogu kursusse peale tegelikult. Ma vaatan, et see vaine naine tuli kohta suurt kohvrit taga niimoodi. Ja siis see lendur ise läbi eesus välja kohver. Mu alati harjunud sellega, et nad peab naiste aitama. Ja neil oli parasjagu siis see suur kõrgpunkt selles võitluses naistega. Võrdõigusliku sellest, eks, Norras. Ja siis ma küsin ta käest, ma ei hakka nime nimetama. Kuule, ta oli raske, et miks sa ei aita. Aha, nad võitlesid võrdõiguslikkuse eest, lasta nüüd veab ise oma asju. Et minu asju seal pole mitte ühtegi. Minu asjad on siin. Mis sa selle veel koostab, tahate ka sellised võrdõiguslikkus jääb? Ei taha, mis ta arvab, asjad, tüdruk. Mul on nagu natuke imelik see asi, aga nii ta hakkas. Kui me Eestist räägime, ütleme militaarpoole pealt, siis meil on 123 000 meest reservis, kes on läbinud, ütleme, sõjalise ettevalmistuse. Meil on sõjaks praegu vaja umbes 40-42 000. Nii et meil on nii need. See tähendab, et teil ei pruugi üldse sõja kuskil vaja minna olla. 70 000 nendest on need, kes on ajateenistuse või väljaõppe saanud pärast Eesti iseseisvumist. Mis laias mõistes toetas kindlasti võrdsed õigusi tsiviilis, toetan täielikult. Ei tohi olla vahet õigustes, ei meeste ega naiste vahel. Täpselt sama palkadega on täiesti nõus sellega võitlusega, mis siin praegu käib ja minu arust on Eesti naised selles ahistatud peale. Palgad on väiksem. Ja seda ei peaks olema üldse. Võrdsus peab olema peres ka. No ma olen ka ütleme niimoodi juba oma vanaisa. Aga ma räägin, et peres peab niimoodi olema, et teevad koos. Mees ja naine või kui on elukaasad, siis elukaasad. Et ei ole niimoodi, et üks on ära või teine on proova. Üks peab rohkem, teine vähem. Esiteks vaja hoitu, 8 meetri 2 korda võidab päevas, on ju. Teine ei ole põhjus mingit soovivuseks. Olete nõus? Mis kuulutab, ütleme, sõjavägi, siis siin on nüansid. Sugude vahel on ikka füsioloogiline erinevus. Ütleme, meeste, naiste vahel. Mõnes valdkonnas naised on plussis, teises on üle mehed. Milles võib olla naised jäävad meestest maha füüsis. Kui siin on jutt lahinguüksustest, siis kuulge, võtke üks jalaväärane, ma just tuli üle käisin seda näitis õppust vaatamas, et vaesed poisid said kõvasti platti ikka selle. Kiiver pähe, see allapidagi, üks soomusvest selga, eriti kui ta ei ole killuvest, aga veel on need plaadid, mis nagu kuulijast ka kaitsevad. See on ka oma 14-16 kilo, eks ju. Pangis sellele ka seljakuttu, siis automaat koos laskemoonaga. Ma arvan, koorem on kuskil 34-36 kilo, mis te arvate, kaugelt ei jooksete sellega. Lahingu välja. Toolest kui nad neid sinna tooma näitavad, kuidas poisid seal ligistasid.
Okei, no mõni jääb üksikult, aga meil on palju vaja. Et ma räägin lihtsalt, et selline erinevus on olemas. Teine, mis minul on vastu võetud tegelikult, naised lahinguüksustus. No, te ju teate ka, et meil Eesti naised, kes Afgaanis olid, et päris mitmeid said ikka väga raske kaavata, ilma jalgadeta ja nii edasi. Et ma ausalt öelda, see on minu subjektiivne suhtumine, aga ma ei tahakski mitte ühtegi naist näha, ikkagi ütleme invaliidina, sellepärast, ilma käeta, ilma jalata. Naised peavad olema terved, tugevad, ilusad. See on meeste missioon, see oli ajalooline missioon, meeste missioon kaitsta peret, lapsi, naisi, kaitsta riiki. Selleks mehi on piisav, nii üle peab isegi. See ei tähenda muidugi, kui on vabatahtlik vangist ja tahavad minna, meil on militaarsed tüdrukud ka on ja naisi siin ja meil on kasvanud välja kuni kolonelleitnandine. Ma tean, et USA-s näiteks isegi kindralleitnandid olemas, 3-tähne kindral naised. Ja korragi me vaatasime Vahemeeres, maandusime lennukikandjal, Enterprise oli nimi maja. See on huvitav, et see on 86 lennuapparati peal, ujuv lennuväli tegelikult. Maandumine oli kõige huvitav, sellest, et lennab maandub kiirusega 160 km tunnis, 2 sekundit jääb seisma ja petakoss üles maa küll. Ja selleks siis üle koormust, et tekkeks keerad selja ketib, siis võetakse sisse, aga see on nii tema räägitud. Seal oli üks kapten, hävituslendu. Et on sellised erandid muidugi, aga mina küll sellist asja ei tahaks nagu Norras, et kohustuslik sõjaväeteenistus või nagu Iisrael on muidugi sundnud seda tegema. Nüüd on rahvast neid oluliselt rohkem, nad vähem hakkavad juba tüdrukud võtma, vähemalt tervislikult juba sorteerivad, kelle mingi väike probleemika on, siis kergel vabastada. Aga enne oli niimoodi, et ajateenistus oli võrdne. Nii poistel kui tüdrukutele ühte moodi täiesti. Aga nüüd nad ka jällegi Iisraelis ka, et püüavad lahinguüksustest nagu naised välja tuua, et need seal lahinguväljal ei oleks. Kuhu hästi sobivad muidugi, kui välja hästi tahab või tüdruks sõjaväeliseks saada, minu arust nad on palju paremad kui mehed meditsiinis. Side, IT igasugune, ütleme niimoodi, katseleja, tagala, logistika. Vaat seal palun väga. No siin kolon Herem, tema oli kaitseringkonna ülemkirjaline, ta oskab rääkida vahetult, kuidas selle tüdrukutega siis sõda käis. Mis on probleemid ajateenistus näiteks, et omad ajateenijad põlemast soogust. See tähendab, et tüdrukutel peab elamine, ilmselt tualetid, ilmselt dušid. Kas ei ole niimoodi? Noh, loogika jääb. Muidugi pahandust. Et ma annaksingi siin, ma pärast kommenteerin mõne sõnaga neid argumente, aga ma enne poleks, et kolonel Herem räägiks, kuidas tema kogemus oli kirderingkonna ülemana. Ma saan aru, et ajal, kui ei olnud naistel võimalik ajateenistust läbida, siis süsteemi sisenemine oli selles mõttes keeruline, et sa pidi ise väga tahtma, leidma need võimalused, sa võeti lepingulisse teenistusse ja siis läbisid kas sõduri baaskursuse või leidsid muu võrdväärse kursuse, et siis süsteemis edasi liikuda. Ja nagu kolonel Herem siin enne tänast arutelu algust mainis, siis väga sageli saati need naised tema juurde. Et miks ja kuidas nendega siis oli? Nüüd üllatati. Ma olen 23 aastat olnud sõjaväelane ja 20 aastat abielus. Kui ma vaatasin, et siin on 2 naist, 1 kindral, siis ma sain aru, et ma saan täna sõna hästi harva. Ja ma pean väga tõsiselt mõtlema, mida ma üldse välja ütlen. Sa tahtsid palju rääkida või? Mul plaanis oli, mul on kodus sama plaan. Nii palju sellest võrdõiguslikkusest, eks, et rääkida ei luba. Tõelas ka. 2007 kuni 2012 ma olen tõesti kirde kaitseringkonna ülem või staabi ülem. Ja sel ajal ei olnud kõik aastad ainuke, aga ütleme nii, üks väheseid vahipataljonis oli ka, aga mitte iga aasta. Ja naissoost ajateenijad, kuigi nad ei läinud seadusega selle alla, või nad läbisid samasuguse väljaõppe nagu ajateenijad, ehk siis 8-11 kuud, olid tõestanud Tapal. Miks? Ausalt mul mitte midagi selle vastu.
aga ikkagi niisugune mööndus oli, et seal käis neid naisterahvaid rohkem ja ma lihtsalt küsisin, ma ütlesin, palun vaadake mulle silma sisse ja öelge, et te tahate saada elukutseliseks kaitseväelaseks. Et kui keegi tuli sinna, ütles ma tahan ennast proovile panna, siis mul oli alati parem pakkumine võimalus tegeleda alpinismiga, maratonijooksuga, laste sünnitamisega, täiesti ükskõik mida, minge pange ennast mujal proovile. Et see, mul ei ole seda vaja. Samas kõik need, kes ütlesid, et ma arvan, et ma tahan jääda elukutseliseks ja nad hiljem nii-öelda petsid või nad muutsid oma arvamust, mul ei olnud sellest mitte midagi. Nad kõik tulid, ma ei tea kedagi neist, kes ei oleks vähemalt mõneks aastaks jäänud elukutseliseks. Osad nendest läksid sõjakooli ohvitseriks õppima, osad nendest läksid siis lahingukooli allohvitseriks õppima. Ja sellest ajast meil on ohvitsere täna teenimas. Sõjakoolis, mis igal kursus olid üks sõdrukud? No loomulikult, minu juurest nad tulid. Ja siis sõjakooli võetud enne, kui on ikkagi kursus läbi. Ja see oli, reegel oli see, et on läbinud Kaitseliidus SPK või ajateenistused. Ja mõned ka seda kaudu tulid, aga et see oli tõesti vajalik. Nüüd kiiruga paar asja. Esiteks nõrgad naised. Ma jooksen viimasel ajal üks hobi on maratoni joosta. Ma saan kogu aeg naisteks pähe. Ja ma jooksen kehvasti, aga ma saan pähe. Aga paned neile kuule seljakott selga. Ma saaks siis ka tõenäoliselt mõne hulluks pähe. Ja soomus saame selga. Siis ma ei ole jalgadeta naisi kunagi näinud, jalgadeta mehi küll, ma ei taha neid ka. See on suhteliselt rõve pilt ühe kui teise puhul, nii et ma ei tea, kas naised on hullemad. Mis puudutab missiooni, siis eriti kuskil idamaades, ma lükkan nüüd kõigi seisukohti ümber, ma juba jutuks sain siin. Seal sõdivad mehed, just vastaspoole, seal otsustavad mehed. Mina ei kujuta ette, kui meil oleks seal kohalike naistega parem kontakt, et me midagi suudaks mõjutada väga. Sest nad ei otsusta seal lihtsalt. See, kuidas me neid asju seal peame lahendama teistpidi. Mis puudutab naiste ja meeste duširuumi, siis tõepoolest tegelikult juba aastal 1996 oli naisajateenija Upriana staabi kompaniis, kus oli mina ka luurerühmas. Ja ainuke, mis neil oli ühine, oli tuba. Magalad oli kapi taga. Kõik muud asjad olid eraldi. Norras, see, kus täna on ajateenistus nii-öelda kohustuslik, juba 1995. aastal oli kõik ühine. Duširuumid, WC, kõik oli ühine. Ei olnud eraldatud kella aegadega, mitte millegi. Et nad on väga pikalt selleni jõudnud, kuhu nad täna on jõudnud. Nad vist olid kesksoost, ma sulle tunne. Aga nüüd ma jõuan selle natukese, mul ei ole mitte midagi, nagu ma olen näidanud selle vastu, et naised teeniksid. Ma olen sellest oluliselt võib-olla liberaalsem kui härra kindral. Aga täna me võtame 3000 meessoost ajateenijat, riigikodanikku õppima. Ja sellest tegelikult meile piisab, see täidab meie vajadused ja tegelikult ka meie võimalused päris mitmes mõttes, et meil oleks reserv võtta, kui läheb sõjaks. Nad on ausalt, kui me täna õpetaks veidi rohkem, või ütleme 2 korda rohkem, kui me räägime sama palju naisi jõuaks teenistusse, meil ei oleks täna mitte kuskil panna, olen kulgenud mehed või naised. Teiseks, meil ei oleks neile kätte ka mitte midagi anda. Ma pean silmas relvastust. See ei oleks väga mõistlik täna suurendada seda massi. Nüüd ma mõtlengi, et kui me nüüd kunstlikult suurendame, see on meil üle jõu käib, siis miks me seda teeme? Kas meil on mingisugune probleem täna, kui me kohustuslikus korras võtame iga aasta 3000 naist rahvast teenistus? Mul on tunne, et just nimelt me teeme seda mingi tunde pärast, mitte vajaduse pärast. Ja ma pean silmas naised riigikaitses läbi ajateenistus, mitte üldiselt riigikaitses. Ja see riigikaitse on oluliselt suurem kui relvaga inimene. Meil tihtipeale arvatakse, et kui nüüd läheb sõjaks, siis kõik see mees 132 000 või pluss veel naised ka võtavad püssivad rindele. Tõenäoliselt enne kui läheb sõjaks on meil pikka aega hulk kodanike relva all ja nad ei tee mitte midagi, nad ei tooda riigile mitte midagi, nad söövad riigi toodangut ära, olles püssiga kuskil valmis asuma vastu agressorile. Tähendab seda, et riik tegelikult peab funktsioneerima võimalikult palju sarnaselt rahuajal, tootma, kasvatama lapsi, koolides hoidma, omavalitsustes töötama, kõik muu. Kui me niimoodi läheksime hullu pööra jooksma, siis vastasel ei pruugi mitte midagi teha, kui ütleme otse välja, Venemaa peaks paar korda riigi piiri äärde oma väed, hoiaks neid kuu aega oma regulaarväed. Meie vastaks sellele oma suure mobilisatsiooniga ja aasta aja pärast me oleks üsna pankrotis. Ja see on nüüd küsimus, et
õpetame hästi palju naisi sõdima, mis kasu me sellest saame, me ei saadaks neid niikuinii sõdima. Meil ei ole tänase plaani järgi, kindralil võivad olla teised arvutused, aga tänase plaani järgi, mis on riigiks võetud, meil ei ole neile nii palju kätte anda midagi. Me võime küll hoida, et kui mehi hakkab otsa saama kui naised, siis me toome reservist juurde ja täidame neid kaotusi. Aga täna ma ei pea isegi seda mõistlikuks, meil on mehi 130 millegile 1000. 123 000. Ja kes meil on juba välja õpetatud. Need kasarkud ei mahuta ära. Mida meil on? Relvi jätkub neil ka naistele, meil on umbes 100 000 käsi relva eest. Aga see läheb natuke teemast mööda, sest üks asi, mida tegelikult keegi ei räägi, on see, et me peaksime hakkama massides võtma nüüd kõiki ajateenistusse. Nagu on mainitud, siis igal aastal vist võetakse ainult circa 40% nagunii nendest kutsealustest, keda tegelikult võiks võtta. Et ka kõiki mehi ei võeta ajateenistusse igal aastal. Ja see ongi loogiline, et see tuleneb meie kaitseplaanis ja meie lähenemine. Ajateenistusse jõuavad eluaastatel 18–30 täna põhimõtteliselt kõik, kes selleks sobivad. See 40, mis me võtame, 40% igast aastakäigust, mis lõpuks jõuab ära teenida, 59% nendest on tervise poolest kõlbmatud ja 1% midagi sinna-tänna on muud põhjused, kas üldse ei anna näole, on kriminaal või midagi sellist. Et tegelikult see jutt, et me ei võta kõiki, keda me saame, see ei ole õige, me võtame täna kõik. Õige, me võtame, et me sellest vanuse ei võta kõiki, sest neil on tervisega probleemid ja edasi, just seda mõtlesin. Ja kui me räägime naiste kaasamisest ajateenistusest, tegelikult ei ole ka silmas peetud, et nüüd peaks kõiki naisi võtma ja kogu seda üldarvu väga massiivselt suurendama. Pigem selles arvu sees, mida meil on vaja iga aasta võtta siis mingi hulk ka naisi. Aga kohustuslikult mõtlema. Ei, kas kohustuslikult või vabatahtlikult, see on jälle diskussioon. Kas nüüd saab 2 viimast aastat on see olnud võimalik. Ja statistika näitab, et kui enne oli erinevatel kursustel kuskil 3–5 naist teenimas, siis nüüd, kui ajateenistus on vabatahtlik naistele, on circa 20. Nii et see huvi tegelikult on suurenenud. Ja üks asi, mis siit välja tuli, oligi see, et naine, kui ta enne tahtis kaitseväkke tulla, siis ta pidi olema selles väga kindel, et ta tahab ka selle süsteemi jääda. Samas, kui me teame, et üks argument, miks Eesti hoiab ajateenistusel põhinevat riigikaitsemudelit, see, et see on odavam, üks on professionaalne, aga on ka see, et see tekitab noortes meestes kokkupuute kaitseteemaga, sõjaväega ja nad saavad tegelikult esimese kogemuse kätte ja siis oskavad edasi mõelda, et kas on midagi, mida nad tahaksid tulevikus teha. Et seda võimalust naistel ei ole seni olnud. Et seetõttu ka nende selline võib-olla lähenemine, et ma tahan ennast proovile panna, sest meil ei olnud võimalik seda kuidagi muud moodi selles süsteemis varem teha. Aga nüüd ma annaksin sõna Ingrid Müülingule, kes oli pikalt teenimas kaitseväes ja täna on ta kaitseväest lahkunud. Et võib-olla sa rääkisid oma kogemusest süsteemi sisenemisel, oma karjäärist ja võib-olla mõne sõnaga, et miks oled otsustanud, et seda mitte peatlenud, aga sellest võib ka rääkida. Aga jah, tervist, siis mina olen Ingrid Müüling, auastmelt kapten Major, see on samas maaväes Major, kui ma ei tea, kui palju te olete kaitseväe auastmetega tuttavad. Minu kokkupuude kaitseväega ja militaarstruktuuridega oli alguses täiesti juhuslik. Ma tulin tööle piirivalveametisse ametikohale välissuhete spetsialist, mis oli väga naiselik. Ma tõlkisin, võtsin väliskülalisi vastu. Ja seal töötades mulle hakkas see süsteem meeldima nii, et ma väga tahtsin saada kaitseväelaseks. Ma kohe väga tahtsin, aga 90ndate algul ütleme, et Eestis on ka see naiste osalus kaitseväes on nagu igal pool mujal ühiskonnas, et tol ajal ei olnud meil ühtegi valmissüsteemi, kuidas naistel siseneda ja siis tegevteenistuses olen ma 90ndate lõpus ja mereväest, et siis seal teenima asudes astusin ka tegevteenistusse ja läbisin pikemad puudused Ameerikas. Niimoodi. Ja ma olen erialaohvitser, minu erialaks on
kommunikatsioon ja ma olen selle üle väga uhke, ma ei taha olla midagi muud, sest ma usun, et kommunikatsioon mängib tänapäeva sõdades ja ka üldse juhtimises, ka tsiviilmaailmas aina olulisemat rolli. Kui nüüd rääkida veel sellisest isiklikust kogemusest, et no 90ndate lõpupoole, kui ma käisin Vormis tänaval, siis inimesed ikka väga imestasid. No, kohe öeldi, et no, naisterahvas, et te olete täiesti, et mida te nüüd ise siis mõtlete. No siis tänapäeval nende kaaskodanike jaoks ei ole enam mitte midagi üllatavat, tullakse küsima erinevaid asju, aga küsitakse pigem auastmeid ja kaitseväe relvastuse kohta, niisugused üldisi kaitseväe küsimusi. Et naiskaitseväelane ei ole enam selline habemega naine. Ja väga hea meel on selle seaduse muudatuse üle, mis mõni aasta tagasi vastu võeti, mis lubab naiste vastu ajateenistusse, sest nagu varem pidid tulema kõik naised, kes tahtsid ajateenistusse tulla, kolonel Heremi ukse taha ja haleda häälega paluma ja leidma mingeid võimalusi teenida või siis leidma teistes väeosades mingid võimalused, et kuidas minna ühele, teisele või kolmandale kursusele, et saada kuidagi endale peale auaste ja siis jätkata teenistust, siis see lõi kõigile võrdsed võimalused. Kõik lähevad ajateenistusse. Kui inimene soovib teenida, teha edasi kaitseväelist karjääri, siis tal on samasugune baas laotud kui teistel kaitseväelastel. Ja täiesti võimalik, et mõni ka leiab, et see amet ei ole minu jaoks, et ma ei taha sinna minna ja valib siis midagi muud, et see on ka täiesti aktsepteeritav. Aga just see selline kaitseväe üldine põhimõte, et hoolimata sellest, milline on inimese rahvus, ka mingid varasemad saavutused, sugu, mis tahes omadused, et ta pannakse samale joonele teiste enda vanustega ja öeldakse, et nüüd näita, mida sa suudad teha. Kuna naisi on vähe, siis mulle ja ka teiste naiskaitseväelastega rääkides, on selge, et ühiskond ei ole niipea veel valmis selleks, et naisi oleks rohkem ja tõenäoliselt neid naisi ka ei oleks lõpmatuseni palju, kes tahaksid kaitseväkke tulla. Samas, selleks, et noort inimest, kes õpib midagi adekvaatselt hinnata ja et ta ei oleks kogu aeg täiesti eriline selles inimeste grupis, on ikkagi hea, kui samasuguste omadustega inimesi rohkem kui üks, et naisi hinnataks tõepoolest nende soorituse põhjal ja ei jääks seal mingit kahtlust, et paneb sellele naisele lati madalamale või paneb selle hoopis väga kõrge. Et ma usun, et küll Eesti ülemaad on kõik nii õiglased kui vähegi saab, aga kui on võrdlusmomenti ühesuguste omadustega inimeste vahel, siis see hindamine on alati parem ja kergem igale ülemale. Et niisugune teatav suurenemine võiks olla ja seda on ka hea kuulda, et sõjakoolis on nüüd naisi igal kursusel rohkem kui üks, et siis on ka nemad rohkem esindatud. Mis siis veel, et see füüsiline pool, mida mainis kindral, see on kindlasti tõsi. On riike, kus on naistel samasugused füüsilised normid kui meestel, näiteks Taani. Kõik teevad ühtemoodi. Sa ei saa sellest nii palju rõõmu, sest mingite harjutuste sooritamisel kindlasti oled viletsam kui meessoost kolleegid ja saab vähem punkte. Et praegu naisena seal joosta mingit maad, punkte tuleb robinal. Aga võrdsed nõudmised kõigile sama. On ka naiste enda häält kuulda paljudest riikidest, et tehke mingid nõudmised ühtseks, et siis igat asja võib inimene harjutada. Ameerikas on nüüd on naised lubatud lahinguüksustes seda füüsilise poole kaitsjad ütlevadki, et nad igat asja on võimalik treenida. Iseasi on, et kas on mõtet treenida midagi, milleks sul võib-olla eeldused ei ole kõige paremad, aga samas füüsilise asja treenimine on üks kõige lihtsamaid asju, et neurokirurg
natuke tugevamaks saada, on siiski suhteliselt realistlik. Et kõik on treenitav, kui inimesed tahavad. Aga mis põhiline on see, et kes tahab kaitseväkke teenima tulla või riigikaitses osaleda, et selle valdkonna vastu peaks olema huvi endal ja ka võib-olla selle elustiili vastu, mida kaitseväelased elavad. Et inimesed tulevad kaitseväkke erinevatel põhjustel, kes otsib seiklust ja kes vajab oma ellu korda. Et tõenäoliselt samadel põhjustel tulevad nii mehed kui naised. Et ma ise olen saanud kaitseväeteenistusest väga struktuurse organisatsiooni, kus on olnud hea edasi liikuda ja hea ennast selles organisatsioonis kuhugi paigutada. Käia 2 missioonil, kus on teravaid elamusi ja seiklust saab ja palju hea seltskonna, kus on huvitav ja tore teenida ja muidugi väga huvitava töö. Nii et kui on neid, kes leiavad, et see on see, mida nad oma tööst otsivad, siis kaitsevägi on kindlasti üks võimalus. Aga samas, kui te otsite väga rahulikku elu, et hommikul 8-9 tööd ja siis kui lapsed on haiged, et siis saaks ikka lapsega kodus olla, et siis võib-olla kaitsevägi ei ole nagu see koht. Siit tuli, võtta. Suur peab. Kindlasti, ma võtan korraks kokku. Et siit tuli välja paar uut asja, mida me pole üldse arutanud. Üks on see, et mainitud sai, et kommunikatsiooniekspert on hea olla, et seda on väga vaja. Ehk siis tänapäeva konfliktid ehk on mitmepalgelisemad, kui need olid varem. Meil on vaja kommunikatsioonieksperte, meil on vaja kübereksperte, meil on vaja olla elutähtsate teenustega toime tulevad inimesi. Ja jällegi, et kuigi enne oli see argument, et personali mõttes meil ei ole naisi kaitsevägi vaja, samas me võime väga head nende valdkondade spetsialistid jätta ukse taha, kui me hindame ainult sellist füüsilist suutlikkust neid ülesandeid täita. Samas teine teema, mis siit välja tuli minu hinnangul, on see, et need võrdsed nõudmised ja veduskoodisüsteem. Et ma ise olen olnud väga võrdsete nõudmiste kriteeriumite poolt, kuna ülesanded, mis tuleb täita, on kõigil samad. Seetõttu ka eeldused, mida need inimesed peavad omama, on samamoodi, peaks olema kõigil sama. Ja teine asi on see, et ma usun, et kui meil on teatud kvoodid, siis ta ikkagi mõjub nendele naistele, kes on selle süsteemis siin hakkama saanud natuke patroniseerivad. Ütleme, et kui meil on mingid kvoodid ja mingitel ametikohtades kaitseväes, kus kindlasti olema naisi. Et seda mina ei ole pooldanud. Aga üks aspekt, mis praegu üles veel kerkib, on see, mis siin kõlanud, et ühiskond ei ole valmis. Et kumb siis tuleb nagu enne, et kas enne tuleb ühiskonna valmisolek võtta naised kaitseväkke või siis ühiskonna valmisolek näha rohkem naisi kaitseväes või me siiski peaksime seda kuidagi agressiivsemalt soodustama. Et jällegi, minu isiklik arvamus on, et koodisüsteem ei ole toimiv süsteem, aga äkki ma näen neid asju valesti. Kvooti pole üheski riigis minu teada. Me võime aetada esimesed. Teine põhimõte on ikkagi see, et kui me räägime kaitseväes, siis kõige parem on ikkagi, ütleme, tüdrukute või naiste jaoks vabatahtlikkus. Kes tahab tulla, mõned motiveeritud, kas tuleb, varjani. Teine, võib-olla on ka, ma olen sellised tüdrukud kohanud, kes tahab huvitavaks saada. Ilma ajateenistust, et ta ei saa selge see, et tuleb. Seda ei takista keegi, ei takista parem pakki, aga need suhteliselt, ütleme, naisi või tüdrukud ikkagi vähe, nagu siin RMG-des aastas 3 tuleb, olid see 5 aastates kirderingkonna üle, tähendab 3 korda 5 pole. Sellega nagu sõelast võimekust tervist ei taga. Mida mõtlema, kui räägime naisest riigikaitsest? Laiemalt asja vaatama, ütleme niimoodi ühiskondlikku kasulikkust. Kui on sõda, mehed on sõjas, palju läheb. See 40-42 000, mis kohe välja tuleb, seal hakkavad kaotused.
suuremad, väiksemad, mis ka öelda, need kogu aeg vaja täiendada, meeste kulu on kordades suurem tegelikult. Kes tegeleb riigiga, lastega, no ma siin tõingi välja näiteks väga hea, kui naised oleks nagu toetavas funktsioonis eelkõige, mis ei ole nende jaoks nii ohtlik ja üle jõu käiv, samal ajal meeste, vabastaks meeste käed, tagala toetus, Kaitseväe, Kaitseliidu eriti liinis ka, tsiviilelanikkonna toetus, osalemine mingil määral tsiviilkaitses või kodanikukaitses, meditsiini teenindamine ja kõik muu. Minu arust on naiskodukaitse palju rohkem vajalik. Kaitseliidu liinis riigile kriisi või sõja olukorras koos kodutajatega, sest väiksemad tüdrukud lähevad ka niikuinii, kui teie osalus on, ma ei tea, mingis võitlusüksustes. Seal on teid vaja, seepärast, et mehed peavad võitlema, aga neid on vaja tagada, nad tahavad süüa saada iga päev, eks, võib-olla riided seal on vaja, mis sodiks lähevad kaunis kiiresti ja nii edasi. Mis puudutab tervist, naiste või tüdrukute tervist, ma ei tea, millist analüüsi pole eriti tehtud. Aga teie siin olevad ja tulevased emad lihtsalt teadneks, et me nagu kutsealustaja või noorte postidega tervise seisukohalt väga sain Eestil. Võib niimoodi öelda, et 33-34% on täiesti terved, siis umbes sama number on osaliselt, tähendab, kõlbulikud, mingid probleemid on, kes ei näe seal, kellel on selgroog, kõver, sellised igast asjad. Ja ülejäänud üldse ei ole kõlbulik. Sellega peaks kõvasti naised tegelema, mitte niivõrd ise tükkima sinna automaati selge võtma. Et minu soovitus on küll taheti ennast riigikaitset realiseerida, mõelge tõsiselt Kaitseliidu peale. See on kohalik praegu, kus juures Kaitseliidus on ka kaitseliitlase baaskursus olemas. Kui keegi tahab kangesti täristada automaati joosta metsas. See baaskursus ongi, ütleme, sõduri individuaalne ettevalmistus ajateenistus 2,5 kuud, eks ju, sõduri baaskursus. Umbes sama, aga Kaitseliidus on tehtud niimoodi, et löödud tsüklitena laiali, et igaüks saab võib-olla 2-3-4 osaleda, siis on vaheajada, sellist te ju tegelete oma asjadega ka. Ja siis jälle, pole väga, õppige, tehke see Kaitseliidu baaskursus läbi. On sama oskustöö tegelikult tegutsemist lahinguväel, kui ütleme selle samal ajateenijal, kes ka sõduri baaskursuse kaitsväes läbi teeb. Kursus on ühesugune, programm on täpselt üks sama ennast. Nii et see oleks võib-olla ette, nii võib olla ka ühiskondlikult kasulikud. Ja muidu, kes on vabatahtlikud tulemas, kes tahavad eriti ohvitseriks saada, minu arust keeldu ei ole ustu. Ja ma tahtsin, enne mul üks asi ütlemata, et siin mitu korda on öeldud kolonel Heremine, Kirdi kaitseringkonna, naised teenised. Ma sellega kuidagi kiidelda ei taha, vaid tegelikult selle sissejuhatuseks selle, et te arvaks, et ma olen mingi kiilas Macha Rambo. Ma teile ausalt ütles, ma olen täiesti külmalt kalkuleeriv süsteemi insener. Ja ongi kogu lugu, et mul puuduvad sellest mingisugused tunded või arvamused, kuidas peaks olema. Mina näen, kuidas tänane süsteem töötab, ma näen, kuidas mingid probleeme lahendada ja ongi kõik. Et selles osas ma räägin ainult kaitseväes, mis Norrasse puutus. Ma ei ole seda väga palju uurinud. Mul on mulje, et Norra tegelikult selle kohustusliku ajateenistusega ta forsseeribki. Ta tegelikult arendabki väga sihipäraselt ühiskonda. Ja tema õnn või õnnetus on selles, et tal on selleks ressurssi. Ta võib, nagu ma elur ütlen, meil täna läheks kasarmatega väga raskeks, kui me teeks 2 korda rohkem ajateenid. Kui me teeme naistele kohustuslikuks, eeldades, et nad on niisama terved kui mehed, siis need umbes nii palju ju tuleks. Norral seda ressurssi on ja see on lihtsalt üks osa suuremast ühiskonna sihipärasest arendamusest. Ega Norrakad ei võta kõiki. Neil on limiidid ees. Ega see, mis ennem kindral ütles ka, on olemas Kaitseliit, tagala, mitte tagala, on olemas täna võimalus aega teenida ja ma ei tea täpselt, kas see number on täna nagu väga lõhki läinud, et Kaitsevägi suudaks. Vahepeal on küll räägitud, et paar inimest on välja midagi, aga tõstke rohkem lisanaised ja ma arvan, et seda numbrit suurendaks päris tõsiselt. Mis number? See mingi 25 või palju me praegu iga aasta naisi võtame ajateenistus. See on piiratud numbriga või? See on piiratud numbriga samal põhjusel, mis te enne ütlesite, et palju me suudame tekitada neid erinevaid olmeruume seal põhimõtteliselt. Et
see on see küsimus. Aga veel üks väga oluline asi, et naistele veel rohkem nende väärtus selgeks teha on see, et naiste väga suur roll riigikaitses on see, et nad mõistavad süsteemi ja kannavad seda süsteemi kirjeldust edasi. Sest kuulge, lapsed, eriti poistlapsed, nad matkivad isasid, aga kuulavad nad emasid. Ega mehed saavad targaks ainult tänu naistele ja ma pean silmas emasid. Et ükskõik kui palju ta pärib isalt ja kui palju ta vaatab, mis ta teeb, siis asju selgitab ema. Isa pole tavaliselt aega jahil või juba ürgajast, eks. Ja see on väga suur roll. Ja kui naised, ükskõik kas ta läbib ajateenistuse, kas ta osaleb Kaitseliidu naiskodukaitse tegevuses, saab tänu sellele paremini aru riigikaitsest ja oskab õiges kohas õigesti öelda oma pojale või tütrele, see on see õige asi. Mitte seda, et kõik, kes on Riigikogus on jumala lambad, eks, seda ministrid on puhtalt lollid, sõjaväelased on napakad, et seda asja kuidagi ka teistmoodi selgitatakse ja tegelikult ka arukad, et selles on täna ühiskonnas väga suur roll ka nendel noormeestel või nendel isastel loomadel, kes mingil põhjusel ajateenistusse ei jõua. See on täpselt sama. Need on keskust soost muuseas. No, mitte tingimata, kui ta on ikkagi kõvera selgrooga nagu mina, olen ka täiesti kõvera selgrooga, sünnib äraselt juba, aga sirge selgrooga vendadele ma teen ikka mitmes asjast pähe. Siis on see vähe kõveras. Jaa, aga tahe on nendel nagu nõrk või ükskõik mis, midagi on teha, seda ei saa. Aga jällegi, inimeste mõistmine riigisüsteemist on väga oluline. Ja see on juba väga suur panus täna. Viimane asi, kui te vaatate viimaste aastate riigi arenguid ja te näete, et maksude maksmine tegelikult, siin majanduskriisi ajal oli kehvem. Maksude maksmine paranes, inimesed said paremini aru riigisüsteemist. Ajateenistuses osalemine samamoodi kasvab. Tervis on läheb kogu kehvemaks, aga ta läks viimase 5 aasta jooksul kuskil 33 peal, 40 peal juba. See tõusis. See tekib sellest, et inimesed saavad oma riigi kohustustest aru. Ja aina vähem on meil Kreekat, kus iga inimene arvab, et riigil peabki rohkem saama või vähemalt sama palju, kui ta ise annab. Ei saa, riik areneb ainult siis, kui kodanikud annavad rohkem. Muidu ongi Kreekat. Jah, võib-olla paar sõna mõtlesime Norra kohta ja Eesti kohta, et Eesti jõuab samadele seisukohtadele, ta saab sama edasi jõudnud riigiks nagu Norra just nii ühiskondliku arengu kui ka rahalises mõttes. Et praegu me siiski oleme seal maal, kus me tulnud oleme ja teinud 20 aastaga päris suure arengu, aga Norra on sama süsteemi aretanud üle 100 aasta kindlasti. Ja teine pool on see, et nagu kindral ja kolonel ütlesid, et tervis on noorsoon halb mitte ainult poistel, aga tüdrukutel ka, ütlesid silmitine uuring. Ma ei tea, millised on, küsiks kuulajate käest, et millised on teie mõtted, et kuhu te lähete tööle, kui palju te oma elust pühendate üldse tööle. Et nagu nii palju, kui ma olen nüüd sotsioloogidest aru saanud, et teie põlvkonna arusaam on natukene teistsugune, kui palju inimene oma elust üldse tööle peab pühendama. Et endal jaoks peab ka aega jääma. Ja kui me nüüd võtame selle kaitseväeteenistuse, mis võtab inimese elust siiski päris suure tüki ära, siis tõenäoliselt igas riigis tuleb teha mingi valikud, et leida need inimesed üles, kes on valmis selle tüki andma. Et siis tuleb võtta naised ja lisaks meestele ja arvestada selle. Norra kohta veel see, et Norraga tegelikult enne, kui nad selle otsuse tegid, nad väga analüüsisid teiste riikide kogemusi ja nad olid mures selles mõttes, et teatud riikide praktika näitab, et sul võivad olla küll igasugused arengukavad ja plaanid naiste kaasamiseks, aga see ei tähenda, et süsteemi pärast ajateenistuse läbimist või baaskursuste läbimist jääks rohkem naisi. Ehk siis see kohustuslikuks tegemine ei ole mingi võluvits, mis tooks naisi pikaaegselt kaitseväeteenistusse. Nad ise nägid, et näiteks Portugalis ja Prantsusmaal oli kaitseväes naiste osakaal palju suurem, kui neil ei ole mingeid konkreetseid arengukavasid naiste toomiseks sinna ja edasi. Ehk siis tegelikult on väga oluline ka see, et mis on see kaitseväe kuva kui selline, et kas ta on atraktiivne tööandja
ja teine asi, et kuidas selles süsteemis sees pärast liitumist on sul võimalik karjääri teha, kas sul on võimalik saada huvitavat tööd, et see on sama oluline kui see sisenemine. Aga siin tõusetus teema, mis minu arvates on väga-väga oluline, aga kus on suured käärid. Sama laiapindne riigikaitse ja see, et iga kodanik peaks aru saama oma rollist ja kohustustest selles ühiskonnas ja eriti riigikaitses. Ja samas Kaitseliit. Ja mulle tundub, kui Kaitseliidu arvukus suureneb nii noorte seas kui vabatahtlikud mehed kui naised, siis minu arust on ikkagi üsna suured käärid. Ma tea, kas see on küsimus Kaitseliidu kuvandis, mis ei ole kõigile sobilik oma rolli õppimiseks või lahtimõtestamiseks. Aga ikkagi on minust päris suured käärid, et me riigina tahame, et inimesed teaksid väga hästi, kuhu peab minema, kui kriis tuleb, mida peab tegema, me mõtleme välja teavitussüsteeme, aga teavitussüsteeme selles mõttes, et kui kriis algab, siis inimesed valjuhääldest või SMS-ina saaksid teada, et nüüd ongi sõda lahti. Versus siis see, et tegelikult meil ei ole koolis, ütleme riigikaitseõpetus on, aga ta on praegu vabatahtlik ja on plaan teha see kohustuslikuks. Aga see on noored, aga ikkagi väga suur osa ühiskonnast, isegi kui ta on näiteks küberkaitsespetsialist, töötab kuskil pangas või ta töötab Eesti Energias, et ta tegelikult ei tea, mis on tema ülesanne. Kas siin oleks midagi, mida Eesti riigi võiks teha paremini? Jällegi, see ei ole puhtalt naiste kaasamist küsimus, see on laiem erinevate inimeste ja erialade kaasamine riigikaitsesse. Väljaspool Kaitseliitusest tundub minu jaoks, et see ei ole alati toimiv. Võib-olla küsin nüüd kuulajateks ka küsimusi. Võib-olla selle küsimuse vastan ära. Minu aeg nii. Ma ütleks seda kohe aktuaalses kaameras või ma ei tea, kus saates. Iga kodanik, kes ei ole saanud vastavat kutset kriisi korral, peaks jätkama oma rolli ühiskonnas. Kas ta on siis klaasissepp, on ta ema, on ta lasteaiakasvataja või autöö. Kus ta seda teadma peab? Kus ta seda teadma peab? Ma ütleks hea meelega aktuaalses kaameras veel korra. Järelikult üks ei piisa. No ütleks, seda tulekski rahulikult võtta, et kui sa pole vastavat kutset saanud, kui ei öelda 31. pataljoni kogunet ja need 31. pataljoni inimesed peaksid kõik teadma, et seda kuulub. Seda nad saavad ajateenistus, seda nad saavad postiga, siis teised peaksid rahulikult jätkama. Kui neid tahetakse, ma ei tea, millisele rindele, päästerindele või kuskile mujale, eks siis seda kuulutab. Tegelikult sellega tegeletakse ka täna. Et koostöös Päästeameti ja politseiga ja juba Terviseametiga täpselt samamoodi. Aga see vaikselt liigub. Aeglaselt aga liigub. Nüüd võtaks jah küsimusi, et me oleme siin juba kõvasti jutlustanud. Mina olen Kristjana Marijärve. Tahtsin juba enne tekkis suur küsimus, kui oli juttu sellest, et sõnaga mehed peavad võitlema ja kedagi on vaja ka riigi püsti hoidma samal ajal. Millised, kui üldse mingid plaanid on Eesti riigil, näiteks selliste, rääkides nüüd tõesti sellisest juhust, kui oleks tõeline konflikt, toimuks mobilisatsioon ja selliste elutähtsate teenuste ülalhoidmiseks näiteks, kui suur hulk inimesi peaks lahkuma võib-olla, ma ei tea, rindele Narva elektrijaamadest ja kes neid siis töös hoiab. Et see ei ole minu meelest mitte soo küsimus, et mehed lähevad rindele ja naised peavad minema sinna asendama, vaid see on pigem inseneri hariduse küsimus. Ja see, et kas meil on pädevaid inimesi, kes hoiaks kõikvõimalikke selliseid struktuure. See, kui lasteaiad katkestavad töö 2 kuuks, ma arvan, pole nii hull. Või see, et meil riigil ei ole elektrit, eks ole. Et sellised kriisiplaanid on kindlasti olemas, aga ma lihtsalt olen huvisid. Ma rahustan teid. Kõigepealt olemas on praegu küll on kaitsejõududes mobilisatsiooniplaan, aga praegu koalitsioonileppe järgi ja ka Reformierakonna valimisprogrammi järgi me tahame selle 4 aasta jooksul teha ära riigi mobilisatsiooniplaan. Tähendab, määratleda ära konkreetselt, kes kuhu läheb. On selline mõiste broneering. On kategooria inimesi kaasa arvatud ka nendest, kellest te rääkisite siin, kes ei lähe, keda ei kutsuta sõjaolukorras kaitseväeteenistusse.
no alates suurtest riigi isadest, seal lõpetades võib-olla emade ja nii edasi. Nüüd ärge seda kartke. Keegi tuleb, et kuskilt seal laste juurest ära võtma või kuskilt rindele viima. Vabandust, kui ei ole lapsi, teisest ma ei karda seda. See on vaja küsimus. Minu meelest küsimus on pigem just selles, et peaks soovima kutsumist võib-olla mitte rindele, vaid kuhugi, ma ei tea, mingisugust tehast andma, ühesõnaga midagi muud tegema, võib-olla peaks kutsuma inimesi ka mujale kui kaitseväe teenistusse, vaid tegema kõike seda tagatöö. On selline seadus nagu sundkoormiste seadus, see on tõesti ette, see läheb nüüd ka jälle üle vaatamisele, täpsustamisele. Seal on ette nähtud teenistuskohustus. Seda võib olla, et ajutiselt kaasatakse mingiteks töödeks. Ja näiteks, kui me Kaitseliidust rääkisime, mis ma soovitasin, seal saab juba rahuaeg kõik ära määratleda, kes millega tegeleb. Ütleme, iga Kaitseliidu malev ühes, ütleme, maakond, katab maakond. Vot kui naised võtas tõsiselt käsile, valmis seda kriisi kui sõjaolukorras nii-öelda elutegevust seal korraldama, sest mehed peavad kuskil võitlema jääma ilmselt. Vot see oleks küll ilmalt tähtis naise roll, ütleme, kriisi ja sõjaolukorras. Ja kui ta tahab kangesti, nagu ma ütlesin, saada sõduri väljaõpet, siis oma Kaitseliitide baas. See ei peaks suugi olema ainult ilmtingimata just naised, vaid ka täpselt need mehed, kes tervislikel põhjustel tõesti ei saa minna põhiteenistusse. Aga nii oli muuseas Vabadussõjas. Vabadussõja Kaitseliidus peale sõjaväes oli 80 000 19. aastal. Kaitseliidus oli 186 000. Nemad tagasid kogu kaitse, toetustegevusmaad, siis oli ju see organisatsioon ka alles nagu sündimas, meil on praegu üle 20 aastane mingi kogemus olemas, selles. Et vaat seda terviklikku riiklikku kaitsesüsteemi meil ei ole. Ja see tuleks nüüd luua. Ta siiski mingil määral areneb, et neile nagu julgustuseks teile ütelda, et selliseid õppusi, kus näiteks ka liitlasväed harjutavad midagi koos kohaliku omavalitsusega. Neid ei ole küll tehtud palju, aga neid teataval määral tehtud ja sellised, kus on erinevate ametkondade esindajad kaasatud, et mis siis mingite vägede liikumisel ühe või teise ametkonna raudte, maanteedeameti, meedikute ülesanne on. Et põhimõtteliselt mingi aim ja mingisugune, kuigi palju sellist teadmist juba on kujunemas. No näiteks kohaliku omavalitsuste roll on päris suur, sest tuleb liitlaste vägi, nad tuleb ikkagi kuhugi majutada, nendega tuleb arvestada, möödunud aastal oli kevadtorm, liitlased ei ole harjunud, et nad harjutavad eramaadel. Et nad on harjunud sellega, et on polgu. Ja neile tuleb nagu näiteks meie õppuste puhul kogu aeg meelde tuletada, et see on mingi inimese maa, siin tuleb eriti hoolstada. Sõjah, et ütleme, seda me arutame täna õppuste läbi, et mis on. Ma tea, kas te olete Soome talvesõjast midagi lugenud? Soome talvesõda on sellega silma paistnud, et 3,7 miljoni riik sisuliselt võttis sõja 172 miljonise liidu vastu, Punaarmee vastu sisuliselt. Punaarmee kaotas 105 päeva oli sõda, kaotas 402,5 inimest kaotas. Seal on lodasväärtust ei ole väga meeldanud, eks. See oli ütleme, meie mõistes nagu naiskodukaitse, kes tegelikult tegi kogu tagala tagasi ära meestele, sest 3,7 miljonist mobiliseerisid algul kohe 256 000 oli sõja, mis läks nagu juba sõja algusest. Pärast kaotusi oli neil ka väga palju, üle 60 000, neist 24 tapetud, 24 000 sai surmas soomlased. Et seda tuli täiendada, et kogu raskus tegelikult tagama raskusi naiste peale. Ja nad on väga austavad seda naiste organisatsiooni lodasväärdi siiamaani, et need mõned üksikud on vereos, need on vanad kõik, eks. Et see oli ka ikkagi elutegevused tablajad olid kogu Soome riigis. Sellel tuli jätkusõda ja veel, et nad soomlased sõdid 6 aastat järjest. Praktiliselt. Et kui me tahame mingit kogemust sealt saada, kuidas nüüd vahekorrad, kes mida peaks tegema ja kuidas jaotada ära need rollid, kes mida teeb, seal on palju õppida. Lisaks, et kui see laiapindse riigikaitse lähenemine Eestis siis võeti
mantraks, siis tehti jah kohustuslikuks erinevatele ministeeriumitele oma kriisiplaanid välja töötada. Ja mis võib-olla esimene suurem probleem oli see, et kindlasti ei läheneti mitte soo küsimuse järgi, vaid tõesti läbi selle ametikoha või selle läbi oskuse, mis on siis vajalik nende elutähtsate teenuste püsimajäämiseks. Aga mis juhtus oli see, et kui Kaitseliit planeeris inimesed kuhugi mingit ülesannet tegema, siis piirivalve planeeris needsamad inimesed, kuna meil on väga palju vabatahtlikku meie tegevused põhinevad väga paljuski vabatahtlikkusel, siis üks ja sama inimene võib-olla määrati tegema 3 erinevat asja täpselt samal ajal. Et nüüd, mis on ülesandeks on need asjad nagu omavahel täpselt läbi õppuste, ühiste õppuste kas omavalitsuste või erinevate ametikohtade vahel selgeks teha, et kuidas me seda inimressurssi siis mõistlikult jaotada. Aga riigikaitsesüsteem on kindlasti üks selliseid, mida ehitaksegi väga pikaajaliselt. Et selles mõttes sinnapoole liigutakse küll. Äkki küll küsimus? Jaa, ma loen. Eelmisele veel mõned täpsemad numbrid ka vastata. Nagu enne öeldud, meil on broneeringud olemas, kõiki teatud ametikohtadel inimesed ei kutsuta, me oleme neid vabastanud õppekogunemistest ja me ei hoia meid enam üldse nendest nimekirjadest. Ja neid on hästi palju, riigikommunikatsioonid, kõik sellised asjad. Ja näiteks Soomes sel aastal teavitati 900 000 reservväelast. Ma ei ole kindel, kas need olid kõik püssimehed. Ma tean, et eelmisel aastal teavitati näiteks päris kindlasti tean ühte 52-aastast reservväelast, kes töötab ühes saekeskis. Ja teate sisu oli selline, sina mees, riigikodanik, teenid riigi strateegilise partneri juures. Kui on kriis, teenid seal edasi, punkt. Ja oli kogu teavitus. Ta ei pea kuskile püssiga jooksma, teeni seal, sest riik vajab, kas seal on toodang läheb väljapoole riiki või mingis kaitsematerjaliks vahet ei ole. Nüüd meil täna, ma räägin kohe päris täna ka, viimastel päevadel on toimunud päris palju õppuseid, eriti ametkondadele. Need on tegelikult selle aasta jooksul toimunud. Siiamaani on olnud kaitseväel üsna keeruline teistele riigi ametkondadele selgitada, mis asi see sõda on. Igasugune Ukraina on selle teinud palju selgemaks, selle vajaduse ka selgemaks. Ja täna viiakse läbi riigi tasandil, mitte regionaalsel veel, aga riigi tasandil erinevad õppuseid, kui need vajadused energeetikute ja teiste järgi aina rohkem selginud. Meil on selleni on üsna pikk tee, aga me juba teeme. Ja teine probleem on selles, et see kõik, need õppused on investeeringud, see on aeg, inimesed ja raha. Ja ausalt öelda, kui löömat õue peal ei käi, ega keegi omale kaigast toa nurka ei varu. Ja sellepärast praegu on politseil väga raske aru saada, miks me peame mingid sõja ja õppused tegema, pätte püüdme, meil on kogu aeg koondamine. Ja meie ei saa jälle mõnest teistpidi asjast aru. Aga ta liigub, ma julgen öelda, viimased aastaaega väga süsteemselt sinna poole, mis on Soome, kus äsja teavitati 900 000 riigikodanikku reservväelast. Tegelikult Soome sõja koosseis, kaitsejõudude koosseis 350 000. See tähendab, neile määratakse ära ilmselt ka need, kes lähevad Soomes selline süsteem, et rahuaja ettevõtted, tsiviilettevõtted, eks, ka eraettevõtted, neil on sõjaajaks tehtud ettekirjutusplaan riigi poolt, mida nad sõjaajal peavad tooma. Aasta aega on õppinud Soomes Santahamina riigikaitseülikoolis. Meid näidati, me käisime ühes ettevõttes ja näidati, see pidi tootma käsigranaati. Sellel on laod, seal on toormaterjal, selleks vajalik. Muidugi plaanida meil täielikult ei näitanud, kaugemalt niimoodi näitus, ütles, et siin on lahti kirjutada, mis me peame sõjad tegema. Ja need inimesed, kes seal on, need on omamoodi bronni all. Et sellepärast soomlased, seda 900 000 meest ilmselt puudutas, võib-olla naisi ka, ma ei tea. Kirjutad, kes, kus, mida teeb. Neil on see kõik lahti kirjutatud. Sedama laia põhjalise riigikaitse raames. Neil on endine totaalkaitse. Meil on seal nii palju õppida selles asjas, et enne distsipliini ka on neil mitte selline nagu meil siin. Just seda ma ka mõtlesin, et olulisem kui teavitada ametkondi, see on esimene samm, aga tegelikult kõige olulisem ongi see, et reaalsele inimesele, kes oskab reaalselt mingit tööd teha, antaks teada, mida tema peab kriisi korral tegema või ka kellelegi, kes võib-olla otseselt parajasti seal ei tööta, kes saaks minna appi asendama kedagi või midagi sellist.
Seepärast, et üks asi on see, kui ametnik teab seda asja paberil, teine asi on see, kui seda teab reaalne inimene, kes oskab ka seda teed. Ja minu meelest ka, et tähendab, mulle on jäänud mulje, et võib-olla teie näiteks arvate, et me siin kõik tahame jooksujaluga armeesse tormata, et oleme tohutult võitlevad feministid, näiteks mina ütlen täiesti isiklikult, et mul sellist soovi ei ole, aga minu meelest on ka riigikaitse laiem asi, kui ühesõnaga ajateenistus. Ma ütlen, Kaitseliit möödunud aasta jooksul kasvas Kaitseliit ise umbes 1000 mehe võtta. Praegu Kaitseliidu suurus on 24 000, mis ta oli? 24 millegi 1000 ikkagi ja naiskodukaitse on ka kõvasti kasvanud, ma mäletan täpselt number. Et mis on nüüd tendents jällegi Kaitseliidus, naised ei kipane niivõrd naiskodukaitsesse, kui tahavad Kaitseliitu. Ehk sisuliselt nendest relvastatud üksustesse. Mingil määral ma saan aru ja toetab ka selles mõttes, et seal on ka toetussüsteemi vaja. Seal on lahingkompaniid, üksused, seal on toetuselemente olemas. Mehed tahavad süüa niikuinii saada, nad ei pääse kuskile, eks. Teine veedikud on ka vaja, on ju niimoodi. Nii et ega selles ka midagi pahata ei ole, aga teine naised saavad vähemalt adrenaliini ikka automaati käes hoida ja joosta võib-olla ja kukkuda ja ma ei tea, mis asja veel. Palju teie seas on Kaitseliitlasi? Ma ütleks, et naiskodukaitse liikmed on kõik ka Kaitseliidu liikmed. Ainult, et neil on teatavad natuke vähem kohustusi. Ja tegelikult naiskodukaitse baasväljaõppe on mitmekesisem ja hõlmab ikkagi seda sõduriõpet ka natuke väiksemat mahus, aga võib ka osa võtta vabalt sellest põhilisest Kaitseliidu sõduri väljaõppest. Ja võimalused on mitmekesisemad. Miks on kipuvad Kaitseliitu, ütleme sinna, mõõtame sellesse meeste hulka, milles see probleem? Miks ei taha niivõrd naiskodukaitsesse minna, kui sinna kipuvad? No ma olen Kaitseliidu vanemate kogu esimees, eks ju. Püüan aeg-ajalt uurida, kuidas seal käib. Tendents on selline, et aetaks sinna relvade juurde ligimale pääseda. Võib-olla see on mingisugune väärkujutel, et naiskodukaitses tegeldakse ainult seltsitegevusega, ainult kokkamise ja meditsiiniga, et lihtsalt ei teata seda, et naiskodukaitse baasväljaõppe hõlmab põhimõtteliselt kõike seda vajalikku, mida kriisiolukorras osata tuleb. Ja tegelikult see sõltub suuresti ka ringkonnast, sest Tartu ringkond näiteks on väga noor ja tegus ja siin tehakse kõike, aga näiteks mingisugused väiksemad ringkonnad, kus on põhiliselt sellised vanemad prouad, kes tõesti tegelevad Ukraina sõduritele sokipuu põrumisega ja siis käivad aeg-ajalt õppustele kokkamas, siis nooremad ei leia selles seltskonnas endale piisavat rakendust ja liituvad siis Kaitseliidu üksusega, kus on natukene põnev. Mul veel küsimusi, kas sellest tagant? Ma olen aruskandnud seoses strateegist. Siis küsida, et kas naiste kaasamine kaitseväkke on meeste motivatsiooni kuidagi suurendanud või alandanud? Ei ole niivõrd vähe, ei mõjuta olukord. Ei ole, esiteks 2 aastat on seda ametlikult olnud. Vara midagi öelda, aga ma ju küll ei tea, kuskil mingisugune kraadipügal kuskil poole oleks liikunud mingis suhtelises. Oli 90 lõpus oli kõva häda, et noored mehed tahtnud minna kaitseväkke, et see näitleja Merle Jääger läks näitlikult, tegi kaitseväe läbi ja siis kadus see poleemika ära, et Merle Jääger peaks rohkem mehi pärast seal, et või. See on selline rahva luule, mulle ka meeldib kuulata tegevus on lahe, aga on teil statistikat näiteks? Mul ei ole. Ja üldiselt ma ei usu sellesse mitte üks gramm. Seda oli Maru lahe vaadata telekast ja ajalehest kuulata, et seal käis. Ma igatpidi teda toetaks, aga ma ei usu, sest väga palju kasu oli. No ma ütlen, et viimased aastad, 10 aastat ei ole probleemi ajateenistuse konflikteerimisega olnud. Ma ei tea nüüd möödunud aastat ja seda, aga kuskil kolmandik ja rohkem tulnud vabatahtlikult. Kusjuures probleem tekkis sellest, vaata ajateeniste numbriga aastadel antakse ette, sellest see on ju raha.
valitsus otsustab, võtta see 3200 või 3300 või 3100, et see taga on raha number, rohkem see võtta ei saa. Nad niikuinii ülepealtega võtavad, sellist osa kukub ju kohe välja seal tegelikult, võetakse rohkem tegelikult need ajateenijad. Et sellest oleneb ka väga paljus põhimõtteliselt, kui palju need võetakse ja kui palju sinna siis naisi sisse saab. Või tüdrukud saab. Tahtsin just seda küsida, et see protsent on väga õudne, kui paljudel tervislikud probleemid, eks ole. Et ma olen aru saanud, et viimasel ajal ei ole see simuleerimise ja kõrvalehoidmise probleem enam nii suur. Aga seda enam teeb murelikuks selline, peaaegu 60% inimesi, kes tervislikel põhjustel ei sobi ajateenistusse, et mõnes mõttes on rõõm kuulda, et simulante on vähe, aga teisest küljest, kui sellest 60% simulante üldse ei ole, kus meil on siis tõesti 59% meestest, tähendab ei, ma tean, mul on ka näiteks naabripoiss maal, kes on terve nagu purikas, aga kunagi noorel ajal lõikas endale pillas mootorsae käest ja lõikas jalga niimoodi, et tähendab, ta oli nagu korras igapäevases elus ja siis läks ajateenistusse ja kukkus ka nädalaga välja, seepärast, et sõdur saapas selle jooksmisega jalg paistatas üles ja valutas nii, et sinna saadetigi koju, et midagi polnud enam teha. Et see ei ole alati mingi selline, aga lihtsalt, et kui palju on simuleerimist ja kui palju on tõesti reaalselt tervise probleemi. Päris juba kuulata. Küsimus ei ole minu meelest mitte simuleerimis, küsimus on ikkagi selles, et ma enne rääkisin oma kõverast selgroost, ma ei valetanud grammi. See nüüd minu selline hüpotees, mida me tegelikult Tartu Ülikooliga koos hakkame veidi uurima ka juba. Et on ikkagi, see tervise probleem on viimane võimalus ära minna teenistusesse, aga see algab kuskilt mujalt. Kui su tahe puudub ja sa ei saa aru, miks sa seda aega teenid, mille jaoks sa seal oled, see on sinuks ebameeldiv, ehk siis sul ei ole koos tunnet ja ausalt põlv ka koledasti valutab. Siis sa lähedki minema. Minu põlv valutab ka, aga millegi pärast on jälle vaja minna jooksmaks. Ja ma jooksin selle haige põlvega, tõenäoliselt tuli surmani välja. Ja see tuleb natuke sellest, mida siin enne räägitud. Merle Jääger rääkis ja näitas, et kondiproove midagi ei juhtu. Ajateenistus ei ole kondiproov. Seda peaksid kõik emad ja isad selgitama noormest, et see ei ole kondiproov, see ei ole koht, kus saadakse meheks. See ei ole koht, kus saavutatakse iseseisvus. See on kodaniku ettevalmistus riigi ees sõdimiseks. Ja väga paljud kodanikud noormed sellest aru ei saa ja nad mõtlevad, ma võin boksitrennis ka kõva kutt olla, eks ole. Aga seal ei tehta seda, sa ei saa kõvaks kutiks. Sa jäädki mökuks nii nagu see oli. Aga sul on tulnud kõva kuulipildur teised 20 nurgas. Et see on nagu minu meelest on täna, miks me saame ainult 40%, see on üks põhjus sellest ka. Aga minu jaoks oleks see ka simuleerimine. Kui sul ei ole reaalselt mingit suurt probleemi ja siis sul on motivatsioonipuudus ja lisaks siis põld natuke valutab, see on simuleerimine. Neid nimetatakse psühhosomaatilisteks ja muudeks sellisteks probleemideks. Seda on raske siduda viilimisega ikkagi. No esiteks, see osaliselt kõlbulikult neid ikka võetakse, sest tagalõüksusi seal, kus väiksem koormus, neid saab kasutada seal, kes prillidega seal jookseb, võib-olla lahinguüksustest on raske olla. Need võetakse ka. Aga meil on niimoodi üle 30% iga aastanud, kes tahavad ise tulla. Teine ajateenistus on praegu niimoodi paindlikuks tehtud, et paljud õpivad. Tudeng seal kuskil tahab lõpetada. Ta võib Kaitseressursside Ametisse minna, kirjutada avaldused, et palun mul anda pikendust, sest kuni 27 aasta vanuseni võib ta käia ajateenistus. Nii palju aega, et ma lõpetan selle õppeasutuse või mis iganes, eks ju. Aga siis tulen aega teenivad siis ja siis. Ja seda tõepoolest niimoodi tehakse praegu, et saab niimoodi iga aeg kutsealune ise endale korraldada, kuidas ta parem seda ajateenistust läbida on. Aga vanuseni kuni 27 aastat mõjutab. Vabatahtlik on ka viimased aastad, 10 aastat isegi on üle 30%, kes ta ise tuleb. Isegi paljatab varem ära käia peale kohe gümnaasium näiteks või kooli, et siis nagu nuhtlus kaelast taga, eks ju, niimoodi. Sest see kohustuse tunne, nagu see on hea, minu arust hea, et hakkab tulema vaikselt ikkagi, et noored poisid, mis Soomes veel huvitav on, soomlastel on selline süsteem, tuleb noormest tööd otsima, küsitakse, kas ajateenistus läbi tegid, ei teinud, no siis ei ole midagi teha.
kui ajateenistus on läbi teinud, okei, kas sa olid nüüd reaalmees või olid sa spetsialist või õppisid sa reservlipnikuks? Muidugi reservlipnik võetakse esimeses järjekorras. See muidugi on jällegi sukene stihiline värk, aga see toimub. Nii kui venelastel ka, ma tean, Venemaal oli seal nagu poissid, isegi ajateenistuse läbi ei peetud nagu täisväärtuslikuks, isegi tüdrukute poolt. Punaarmees või Nõukogude armees, kas iganes. Meie probleem ongi praegu, et meil on see kvoot ees, väga paljudel juhtudel mitmed kukuvad välja, kes võib-olla tahaksid tulla, aga ei maha inimese sisse 3200-300 meetrisse või sellesse. Ja ma tooksin kohe näite Soomest, et Soomes on palju ametlikke, kui inimesed ei saagi kandideerida nii need kui naised, mida on naistel tamastada. Kui nad ei ole ajateenistuses käinud näiteks politsei. Meil vist politseis seda nõuet ei ole ja see tähendab ka, et siis peavad ajateenistuses läbi käima ja siis alles saavad politseinikuks õppima minna. Et ütleme ajateenistus, muidugi ajateenistus ühiskonnas palju laiem, et seal kuidagi saab see protsent, kes on vähem haigeid, see protsent on kõvasti väiksem. Ma võin öelda, soomlastel on keskelt läbi aastakäikudes vaadates 80–80% iga aastakäigu kutsealused käib ajateenistusel läbi. Meil on kuskil 40% millegiga. Neil langeb. No neil praegu langeb ka, jah, mingil määral, aga see oli tavaline number, 82–83% kogu kontingentist ühel aastal sündinutest, ütleme nii poisslastest. Meil käivad ka tüdrukud, mitte väga palju on. See oli küsimus. Jah. Ma enam unusin ennast tutvustada Kriistlane Kadri videokorporatsiooni hinda. Et minu meelest me jõudsime siin nagu väga tähtsa mõisteni, kui meie kaitsestrateegia ongi totaalkaitse ja selle aluseks on kodanike kaitsetahe. Et kas siis on õige ütelda, et sa tuled siia ka meheks, sa siin ei saa, või et sa tuled ära tule siia selleks, et meheks saada või ära tule siia selleks, et kodust, et iseseisvuda midagi sellist, et minu meelest noorele inimesele ja tema tärkavale kaitsetahtele võib see olla kaunis ruineeriv, nagu ka ma tean poisse, kellel on kaitsetahe olemas, aga nad on väga ruineeritud sellest, et arstlik komisjon kuulutas nad kaitseteenistuse jaoks kõlbmatuks. Et selgitamata, et teie võimalus on Kaitseliit või midagi sellist. Mis on jõuame? Ma vastasin, keskele pidi tehtama kergemaks ja tervise. Jaa, seda on tehtud. On tehtud, jah. Ma seletan natuke see. Ma tulen jälle rockstaari juurde, kes räägib, et ma ei pea ajateenistuse minemas, mul on kutid tuttavad, kellel on püstolid, me käime laskmas ja kui vaja on, siis ma olen ka kauboi läinud välja, ma ei ole. Ja üldse minu meelest väga paljud ütleb, ma ei taha olla ilge macho. Ma ei taha olla mingisugune alfa isane, ma ei taha selleks saada, mul ei ole seda ajateenistust vaja. Ma räägin veel korra, ajateenistus ei ole selle jaoks. Ajateenistus selle jaoks, et valmistada ette terved kodanikud riigi kaitsmiseks. Mis on veel hullem, ma olen täna üsna kindel, et põhjus, miks meil õppekogunemisele ei tule piisavalt rahuldavalt suur protsent inimesi tagasi, on see, kuidas me neid käitleme, ütleme niimoodi, toodame mõttes ajateenistuses. Et väga tihti tegevväärased selle asemel, et teha temast eeskujulik sõdur või hea sõdur, ta hakkab neid inimesi mehistama, kasvatama, distsiplineerima, iseseisvustama ja ma ei tea mida veel, mis lõppkokkuvõttes on vaimne vägistamine, mitte midagi muud. Ja tulemus on see, et ta tõesti teeb oma 11 kuud ära ja ta rohkem nägu ei näinud. Ja seda, ma olen näinud suurepäraseid sõdureid ajateenistus, kui ma ütlen ta lõpus, kuule äkki sa jääksid siia üldse, siis ta ütleb, ei, see teie süsteem on nii kummaline, ma ei saa aru, miks te neid asju nii teete. Ja kui ma uurin neid asju, siis peamine on selles, et mitte ei ole loodud temast iseseisvalt mõtlevat sõdurit ja olevat, vaid teda on pidevalt distsiplineeritud, mehistatud ja ma ei tea mida kõike veel. Ja see on asi, mida me, ühiskond tahab seda, ühiskond ootab.
No kvaliteet on ikka tõusnud ka viimasel järjest tõusnud aeg. Ühiskond kiidab seda, kuidas minu poeg tuli koju ja kui te ei kujuta ette, kui hästi ta nüüd tunneb kell. Te ei kujuta ette, kui ilusasti paneb ta kõik riided oma toolid. Te ei kujuta ette, kui hästi ta sööb. Ja seda nüüd väärtustatakse, eks. Loomulikult ema ju ei näe, kui hea granaadiheitur on poeg. Aga nad unustavad ka selle ära, et 2 kuu pärast ajateenistust on kell kadunud, süüakse, millal juhtub ja kõik need kartsud, mis enne olid põrandal ja vahepeal pingi peal, on jälle põrandal. Siin on muidugi ette aga kuulipilduri oskused on tal 3 aasta pärast alles. See on lihtsalt, millele me oma raskuse paneme ja kuidas me välja. Loomulikult väga paljud nendest saavutavad seal oluliselt suurema iseseisvuse kui enne. Väga paljud mehistuvadki, aga ma ütlen, et väga paljud mehistuvad, näiteks mina, alles siis, kui ta saab isaks. Väga paljud noormehed mehistuvad 11 aastat või 10 aastat siis, kui nad peavad vanemaid aitama, väikest õde või venda hoidma. Nad mehistuvad hoopis seal. See on nagu mehistamine, nagu toimub kuskil mujal. Ja me ei peaks mehistama kedagi. Nüüd sa üldistad küll näidake mulle üks naiste rahvas, kes tuli ajateenistusse, sai meheks. Mehed mehistuvad kodus, kui nooremad venda võivad. Kes on eelne küsimus? Ma arvan küll, siis kui nad toovad puis on tähtis üks moment tegelikult, et kui räägib ajateenistuse populaarsusest, see on võrdselt kõrgeni venelastel kui eestlastel. See on iga aasta 2-3 kaitseminn tellib uurimudeks. Ja minu andmetel, nii palju kui mina vaatan, olen keskelt läbi populaarsus või toetus ajateenistus on 91-93%. Kusjuures erilist vahet eestlaste ja venelaste vahel pole. Ja paljudel juhul emad toovad ise oma poegi sinna, sest ise ei saanud enam jahti, eriti üksikud emad. Aga mis puudutab jällegi teid, kui tulevas ema, siis toon ühe negatiivse näiteid tervise kohta. See oli 2010 aasta. Komplekteerisime veel, minu ütlesin merejalaväe kompaniis on mereväe juurest. Tuli sisse siis noor seltskond sinna, hakkasid sõduripojas kursega pihta, pandi siis neil nagu kõik see selge, mis ma rääkisin, et tüdrukud peavad lahingus kandma, eks ju. Ma mõtlen kiiver, soomusvest, automaat ja kõik muu, mis sinna kuulub. Kondimorud. 1, 2, 3, ma mõtlesin juhuslikult, üle 10 juba pole. Et tuleb siis pearst jookseb minu juurde, et mis teab, uurigi välja, mis jama see on. Kondid lagunevad. Jalad ja kõik muu ja siis tuligi välja, et kondidest pole kaltsiumi kohe. Mis pärast? Aga sellepärast, et pannakse kokad, burgerid otsa või vastupidi, ma ei tea, kuda pidi. Piima ja kõik piimasaadusi, keegi ei söö. Aga kus need emad siis ma saan? Kus nad vaatavad? Ja siis oligi ja hakkasime neid põhimõtteliselt kõik see treeningrev ja pooleli ja hakkasime kaltsiumi sisse tarpima. Et vähemalt kondid kuidagi pidama saaks. Et teie ka pidagi seda silmas, see jama on olemas täiesti. Selles mõttes, probleeme me tervisega palju, me peame selle põlvkonna või põlvkonnad siin ikka saama paremale järje kui praegu. Ja teine ka naljakas juhtum jälle, see on mitu korda. Kus kood läheb Kuberjana patalis muuseas kood. Noor sõdur ei ole kunagi seda nõele käes hoidnud. Isegi nööpi ei oska ette olla. Ja siis mulle kaebab rühm olema seal ükskord, et nad ei oskagi voodit üles teha. Tuleb välja, kui küsid nende käes sõdurite käes, et kodust teeb ainult ema. Tema üldse pole eluses kunagi voodit üles teinud. Ja siis eraldi viiakse treeningud läbi, kuidas sõduri voodis kodus. Saad teha, millest tuleb alustada? Liiga helitab, teie veel helitab, aga juba ette ütleb. Võib-olla tuleb alustada sellest, et ka isad peavad lapsi kasvatama. Võib-olla peaks alustama sellest, et ka isad peavad lapsi kasvatama, et siis on võrdne. Kui isa ei ole sõjaväes käinud, siis ta midagi seal ei kasvata. Viimane küsimus. Ülistan Annemust, et ma võib-olla kommenteeriksin seoses selle Macho ja Rambo jutuga, et selliseid kaitseväge ei oota, kuivõrd palju kaitseväge üldse on tegelenud teadlikult oma kuvandi kujundamisega. Ma näiteks olen vestelnud paljude tuttavate kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjatega, keda väga on häirinud käesoleva Siili kampaania, kus on selline trigger happy Rambo, et see tegelikult
jätab mulje ka tulevastele kaitseväelastele ja võib mõjutada nende motivatsiooni ja kutsuda sinna rängused kokku, et kuivõrd palju on teadlikult tegelenud kuvandi arendamisega või on pigem see, et ostetakse sisse kampaania mingisuguselt reklaamibüroolt ja arvatakse, et nemad teavad, kuidas seda müüa ja siis on sellised juhuslikud kampaaniad, mis nagu eksitavad sihtgruppi. Seda vist ma olen kõige rohkem asjadega praktiliselt tegelenud. Et Siilist võib ka rääkida, Kaitsevägi on tegelikult sellega tegelenud kuskil 2000-ndate alguses sellist teadlikku tööd teinud. Meil on kaks suunda, ajateenistuse populariseerimine, või ütleme nüüd juba 3 ajateenistus, siis vahepeal missioonid, väga oluline teema, et seal ja siis nüüd reservväelased ja reservõppe kogunemised. Nende kõigi asjade puhul on olnud inimesi, kellel tekivad samad küsimused, et mulle ausalt öeldes see Rambo ei tulegi nagu silme ette, et kus see Trigger-Happy Rambo on, et minu meelest seal levisid need humoorikad videoklipid filmist Malev, mis ajasid Tooga seisab nagu rockstar. Et enamasti need kampaaniad ja kampaania selline loogika ja ideoloogia, selle mõtlevad ikkagi kaitseväelased välja. On ostetud sisse värbamiskampaaniaid ja värbamiskampaaniatega on olnud nii, et asi, mis pruugib välja näha väga naljakas ja fancy. Näiteks kunagi see Respekti kampaania, kus ma ei tea, kas te mäletate, värvati Scouts-pataljoni ja seal siis vastandati Scouts-pataljoni võitlejad ja mootorratturid. See kampaania oli päris selline kallis, aga ja kõik vaatasid, kui lahe, nii naljakas reklaam, nii lõbus. Ja inimesi, kes tuli Scouts-pataljoni, oli 10 tükki. Et sama eest oleks olnud selle raha nende inimestele laiali jagada ja öelda, et sinu selle raha ja tulge palun. Siis osteti sisse üks järgmine kampaania, mis sellise, tuli kõik 3, tuleta meelde, mis rõhus rohkem nagu sellistele pikaajalistele väärtustele, et mis kaitse oli. Vähem nagu kellegi vastandamisele või naljale ja selle peale tuli rohkem inimesed ikkagi väärtustavad nagu selliseid põhiväärtusi, et isamaa, kodukaitset, sellised ajatuid asju, et kampaaniatega, kus rõhutakse rahale või mingitele lühiajalistele, vahvatele ja naljakatele asjadele väga kaugele ei jõua. Et ostetakse sisse ja tegeletakse pidevalt, et on ka uuringud tehtud nii ajateenistuse sõnumite töötamise ja missioonide puhul. Aga kõik need kampaaniad sellised, et nii palju kui inimesi, nii palju ka arvamusi. Kas on veel küsimus? Võib-olla küsimusena me võtaks, sest tõenäoliselt see on teema, mida me ikkagi jääda arutama. Selle Siili kohta tegelikult kõik pole tähele pannud seda äkki Rambo. Rohkem, vähemalt Kaitsevägi proovis küll kogu aeg seletada sellest, et iga ohvas loeb, mis tegelikult päris tõsiselt oli suunatud reservväelastele kodaniku tundele. Ma tean, et üks kommunikatsiooniliin, eks ole, see reklaam ja televisioon, ma tean, et see võib-olla ei olnud väga õnnestunud õppekogunemisel, kui need üks hulk inimesi, kes tuli 4 päevas, et nad ei saanud päris täpselt aru, et kuidas ta on see ohvas, mis loeb. Tegelikult nad olid, et see on nagu väga oluline mõõtmise koht ja harjutamise koht. Ja mina küll neid Siili reklaame vaatasin ka neid klippe, mis oli pigem just oli see kodaniku teema peale rõhutud. Sellest Rambost ei ma ilma, ma tahaks seda väga näha. Ma tuliks lihtsalt projektiga nõudes see inimene, kes mõtles välja, et selle terve selle õppekogunemise nimi on Siil oli keelis, sellepärast et kui ameeriklased panevad oma mingisugused lõhenid nagu Shark ja Eagle ja niimoodi, siis meie panime väikesed tigedad popsuma loomaga sellest keeles. See on lihtsalt minu meelest ülimalt iseloomulik. Siis teate, miks ameeriklased ei saanud sellest üleüldse aru? Muidugi nad ei saa aru. Ja nad said aru, et okei, ma
ei saa öelda inglise keeles öelda, kuidas on siil, eks ole. Aga Ameerikas on ka siil ja teate, mis hästi pehme karvaga. Mis mõttes, noh, see pildi peal paistab selline turg, aga Ameerika siilid on väga pehme. Oskan nad elused näitama. Esimest kord elus on küll. Aga siinpool siis tõmbaks kokku, ütleks aitäh esinejatele, külalistele ja kuulajatele ja küsijatele. Loodetavasti tänane arutelu siis panustas veidike selle süsteemist arusaamisele. Kindlasti korraldada.